tere, üks vägi rahvas Facebooki grupis Üks vägi. Ma jagan seda ka iseenda story'sse praegu, et kõik, kes siis vaatavad, saavad tulla sellesse gruppi nimega Üks vägi. Tere, armas rahvas. Sa ei tõmba ligi seda, mida sa tahad, vaid sa tõmbad ligi seda, kes või mis sa oled. Andke endast märku. Ma kõigepealt hõikan siia koheselt, siis kogu elu tuleb minuni kerguse, rõõmu ja hiilgusega. Toon siia esile kohe selle energia, kes ma olen, mida ma valin. Kogu elu tuleb minuni kerguse, rõõmu ja hiilgusega. 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 Tere, Üks vägi. Tere, Facebooki grupp. Meid on varsti 1000. Ja see grupp siis, kes ei ole siin minu laive vaadanud, see on kõik baseerub sellele, et sa jõuaksid iseendaga joondusesse, sest kõik on üks. Kõik, mida sa vaatad, kõik, mida sa koged, kõik näitab sulle sind, kes sa tegelikkuses oled. Puhas teadvus, puhas jumalik teadvus ja sa lood puhtast teadvusest iseenda elu. Või siis sa lood mitte puhtast teadvusest, mida me kõik inimestel oleme siin õppinud. Natuke köhatan täna, sellepärast, et mul on laupäevast alates vähekene siin toimub siin kehas mingi puhastus. Keha väljutab mingisugust miskit, sest et kurk on väheke paistis ja keha immuunsussüsteem on hästi aktiivne. Tere, Üks vägi! Plaksutan. Sa ei tõmba ligi seda, mida sa tahad, sa tõmbad ligi seda, kes või mis sa oled. Tere, Elle! Tere, Lea! Tere, Liina! Tere kõik, kes vaatavad. Kell on 12:14 ja tulin siia teie ette korraks, et kõneleda sellest ja suunata energia sellesse kohta, et me tuleksime uuesti ja uuesti sellesse teadvusesse, et sina lood, sina oled vägi. Sa oled vägi, puhas vägi. Sinu teadvus on see, mis loob. Ja kui sa lood puhtast teadvusest, siis see puhas teadvus on piiritu, ehk sina oled piiritu. Kui sa lood inimteadvusest, inimreaalsusest, siis inimreaalsuses on väga palju polaarsusi, inimreaalsuses on väga palju piiranguid, inimreaalsus toimib mõtete, tunnete, emotsioonide põhjal. Ja ta loob väga palju piiratud elu. Inimkogemus, siis inimreaalsus. Aga kui sa looksid piiritust teadvusest, teades, et sa oled see vägi, sa oled see kontroll, sa oled see loovus, sa oled see teadvus, sa oled see rõõm, sa oled see maagia, siis sa hakkad seda ligi tõmbama. Et väga paljud räägivad sellest, et kuidas manifesteerimine tegelikkuses käib, et see ei ole tegemine. Ja nii kaua, kui me räägime sellest kui tegemisest, siis sa tegelikkuses ei manifesteeri. Need kõik armsad, 969 liiget on Üks vägi grupis. Kui vägev see on ja kui 969 inimest valib iseendaga rohkem joondu minna, siis kui palju rohkem saab joondu minna, kohale tulla, kalibreeruda kogu planeet, meie kehad terveneda, õitseng ilmuda, kõrgem teadvus üle võtta. No nii, teeme siis siit kutse kõikidele siia korraks veel. Armsad inimesed, et te seal olete. Aga siis miks ma seda jagan? Sellepärast, et
jällegi tuleb see info mulle uuesti ja uuesti, aga miks mitte? Aga miks mitte? Sellepärast, et enamik inimesi tahab rahu saada. Kui ma vaatan maailma, siis enamik inimesi tahab saada rahu. Ja selleks, et rahu saaks ilmuda, me peaksime olema rahu. Kuidas rahusse tulla? Kui ma soovin rahu, mul on ülesanne, et tulla iseendaga rahusse. Ma soovin maagiat kogeda, ma soovin, et mulle tuleks maagia. Ma pean looma selle, ma pean olema maagia. Kui ma soovin, et elu tuleks minuni kerguse, rõõmu ja hiilgusega, ma pean olema kergus, rõõm ja hiilgus. Kuidas ma saan olla kõik see maagia, kergus, hiilgus, rõõm, lahkus, mida ma soovin, et minu ellu ligi tõmbuks? Otsustad, ma olen maagia. Otsustad seda mitte peas, vaid otsustad seda läbi keha. Oled kohal selle kehaga, oled kohal selle teadvusega, et ma olen maagia. Ma olen maagia. Nii on ja nii saab ja nii on alati olnud. Ma olen kergus. Ma pühendun sellele. Ma olen see. Ma olen rõõm. Ma olen hiilgus. Ma olen lahkus. Ja see ei ole ainult mingi sõnakõlks, vaid see on olemine. Kui sa seda otsustad olla, siis sa saad hakata see olema, mis tähendab seda, et sa oled pühendunud selle tõstmisele iseendas, sest sellele tundele, sellele lahkusele, nendele valikutele, et sa saad üha rohkem see olla. Ja kui sa otsustad see olla, siis pane tähele, olen seda ka varem rääkinud, et teadvus töötab selliselt, et kui sa otsustad olla lahkus, täielik lahkus iseendaga, siis see tähendab totaalset paradigma muutust. Totaalset paradigma muutust, mis tähendab, et kogu sinu energeetika, kogu sinu alateadvus, kogu sinu elu hakkab pinnale tulema kõiki neid kogemusi, mis ei lase sul olla kergus, rõõm ja hiilgus üha rohkem. Mis tähendab seda, et hakkab puhastussüsteem toimima. Ja kui puhastussüsteem hakkab toimima, siis sa võid kohtuda väga selliste asjadega, mis on kuskile maha maetud. Ja tavareaalsuses, inimkogemuses me kohkume siukeste asjade ees. Aga meie ülesanne on võtta see armastusega vastu, sest ma olen otsustanud kerguse, rõõmu ja hiilgusega elada. Ja vaadake, see on nüüd see koht, kus me peame treenima iseennast seda kõike vastu võtma. See kõik lihtsalt on. On nagu on. Ja transformatsioon käib ja tänulikkus selle asja eest, et see asi üles kerkib või ma seda kogen praegu, minu silme alla satub midagi, mis võib-olla on nii crazy ja nii kohutav, siis see ongi see puhastus, mis toimub energeetiliselt selle pildina, selle filmina, mida sa koged. Ja siinkohal saad sina teha energeetiliselt ja nagu teadlikult valiku, et see asi, mida praegu kogen, et see, kas siis on olnud, sa võid märgata, et see on kunagi sinu elus olnud väga suur osa ja teadvustada, et oh my god, et ma olen nüüd valinud midagi muud. See asi, mis praegu esile tuleb, sa võid märgata, et sa lähed natuke ärevusse. Et see on see koht, kus see tunne tahab esile tulla, et sa teda kaisutaksid, vastu võtaksid ja märkaksid, et ma olen nüüd oma väes ja ma ei lähe sellega kaasa. See on manipulatsioon. Energeetiline manipulatsioon välises maailmas läbi mingisuguste olukordade, mis kutsub sind justkui kaasa, kus sa varem läksid kaasa, nüüd sa enam ei lähe. Ja nüüd sa saad tõusta ja puhastuda veel rohkem, sest ruumi tuleb veel rohkem. Ja selliselt see asi transformeerubki. Transformatsioon toimub. Ja see hakkab sinu valikust ja otsusest. Kui sa pühendud, sa ei saa kunagi ühendusse, joondusesse oma kõrgema teadvusega. Kui sa ikka veel justkui lahendad mingeid probleeme iseendas, sul ei ole probleeme, mitte ühtegi, sul ei ole mitte kunagi olnud ühtegi probleemi. Probleem on sinu mõistuse, sinu ego meele hinnang sellele, et asjad ei ole nii, nagu peaksid olema. See on sinu ego meel, kes ütleb seda.
ja siis teed sellest justkui probleemi, mida peab lahendama. Ja see, mida su ego meil ütleb, sa pead kontrollima seda olukorda, et mitte seda tunnet tunda, et mitte nagu halb olla, mitte seda süüd tunda, mitte neid asju teha, mida me oleme aegade alguses siin selles reaalsuses kogenud ja teinud kogu aeg. Ja nüüd on vastupidi. See ei ole tõde. Nüüd on see koht, kus see, mis tuleb ülesse, sa oled selle üle tänulik. Tunned selle ära, oled sellega kohal. See võib-olla on ebamugav. Sa tunned ära näiteks võib-olla mingi süütunde, sa oled, tunned, et oi näe, ma tunnen süütunnet, et ma pole osanud justkui oma lapsi kasvatada selliselt, et ma olen kuidagi valesti emana käitunud või et ma olen kuidagi mingeid vigu elus teinud. See on kõik egomeel, kes ütleb sulle seda. See on kõik sinu egomeel, kes tahab hinnata olukorda. Kes tahab hinnata olukorda kui halba. Egomeel tahab alati hinnata olukorda kui halba, head, ilusat või koledat. Ja kui sa märkad, et see on egomeel, siis lihtsalt see ei ole tõde. Sinu puhas olemus, sinu puhas teadvus, see puhas teadvus, see, mis tuleb sinu südame kaudu, kui sa kõneled läbi südame, kui sa tuleb südamest sinu see teadvus, sa ei ole kunagi midagi valesti teinud. Sest me oleme alati teinud oma teadlikkuse tasemel parimaid valikuid. Ja vaadake, see on lahkus iseendaga, kui sa julged seda tunnistada. Sa ei ole kunagi midagi valesti teinud. Me oleme teinud oma valikuid ja kogemusi puhtast teadvusest. Selle taseme juures, kuhu meil on olnud ligipääs. Praegu on kõik lahti, kallid. Ma olen maagia. Ja ma tõmban ligi maagiat. Ei ole see, et ma tahan, et juhtuks see, märka, seda ütleb ego, seda ütleb egomeel, seda ütleb minu harjunud, ma tahan, et oleks nii, ma ei lepi selle olukorraga, et see on nii. See on egomeel. Puhas teadvus ja puhas süda tingimusteta võtab selle olukorra sellisena, nagu ta on nagu on. Ja sa hingad ja tuled sellega kohale. Ja sa hingad. Ja tuled sellega kohale. Eile oli mitu väga suurt kvanthüpet, väga suurt timeline'ide vahetust kogu kosmilises väljas. Ja täna on väga suur vabanemine. Väga suur vabanemine. Ma olen maagia. Ja ma tõmban ligi maagiat. Ma olen raha. Ja ma tõmban ligi raha. Sa tõmbad ligi seda, kes või mis sa oled. Alati. Kuidas olla raha. Kuidas olla maagia. Kuidas olla lahkus. Kuidas olla rõõm. Kuidas olla. Seda küsib sinu meel. Seda küsib sinu loogiline egomeel. Sest tegelikkuses sa tead, et sa oled juba see. Siin ei ole mingit kuidasit, kuidas see saab olema, vaid otsustus. Ma olen maagia. Ma olen puhas teadvus. Ma olen puhas rõõm. Olen vägi. Olen tingimusteta armastus. Ma olen tänulikkus. Ma olen rõõm. Ja see, mida ma ütlen, ei ole loogiline. Sest et meel on alati see, kes tahab olla loogiline. Meel tahab asju teada, kuidas täpselt. Ja meel ütleb seda, kuidas täpselt. See põhineb kontrollil, sest ta tahab kontrollida, et asjad on täpselt nii. Ja meel tahab teada, kuidas asjad peavad olema ja kuidas asjad ei tohi olla. See on ainult meel, see ei ole sina. Sest ta on ainult praegu. Ja sa oled. Sa oled maagia. Sa oled kergus. Sa oled hiilgus. Sa oled rõõm. Sa oled raha. Kes sa oled? Kes sa olla soovid? Mida sa soovid luua? Ole see. Vali see olla.
ja see ongi ainult valik. Sest et mõistus tahab teada, kuidas, see ei ole tema rida. Sinu ülesanne on valida see olla. Ma olen päike. Ma olen soojus. Ma olen tingimusteta armastus. Ja kõik see, mida sa valid olla, mida ma valin olla, ma tõmban ligi. Ma olen vabadus. Ma olen puhtus. Ma olen selgus. Oih, krõbises vahepeal. Ma olen selgus. Ma olen hiilgus. Tunneta need sõnu. Need sõnad, kui ma kõnelen neid, siis see tuleb alati läbi minu hinge või läbi minu südame. Ja kui sa kõneled, siis samamoodi kõnele neid, et sa tunned seda. Ja mida rohkem sa hakkad olema päriselt see puhtus, see selgus, see vastuvõtmine, see rõõm, see aeglus, see rahu, siis seda rohkem need sõnad, mis tulevad sinu seest läbi sinu, hakkavad looma ümbritsevasse maailma. Ja mitte ainult sõnad, vaid ka see, et sa ilmud siia inimeste hulka ja sa aktiveerid teatud koodid, teatud energiat, teatud valemid, teatud lukustad lahti teatud energeetilised koodid, võiks öelda, jah? Mis ei ole loogilised. Üks asi, mis mind alati inspireerib loodus. Kui ma vaatan teda, siis tal on kõik süsteemne ja kooskõlas. Kõik kõlab koos. Vaadake lilleõisi, kui nad puhkavad õide. See on kõik kooskõlas. Tihti on seal kas kuusnurgad või see on sümmeetriline. See on harmoonias. Või vaata puuvõra, kuidas puuvõrast tulevad oksad, eks ju, ülesse poole. Või vaata, kuidas võililled praegu tärkavad, eks ju, kuidas need lehed lähevad lahti. See on kõik sümmeetria. Või siis vaata, kuidas nagu, kui sa liigutad oma keha, eks ju, kuidas nagu sümmeetriliselt või keha pooled, kuidas on sümmeetrilised, eks ju. Sümmeetria. See on harmoonia. See on kooskõla. Kuidas sa kooskõlad kõigega? Kuidas ma saan täna kooskõlada kõigega, mida ma siin ümbritsevas maailmas kogen? Kõlan koos päikesega. Ma olen päike. Ja pane tähele, väline, mida sa koged, väline, mida sa näed, tahab sulle näidata ja kinkida seda, kes sa oled. Seda kooskõlada harmooniat, seda tantsu kõigega. See tants sa tõmbad ligi. Ma läksin bachata kursustele. Ma olen seal varem käinud ühe algkursuse ja läksin uuesti, sest et see lihtsalt tohutult toetab minu seda energiat, mis ma nagu oma kehaga olen. Seda harmooniat, mida ma loon ja mida ma nagu siia maailma esile kutsun. Ja mulle nii tohutult meeldib see, sest et ma olen selles tantsus, bachatas. Ja nüüd alles keha õpib ja hakkab mäletama neid samme uuesti ja mäletama seda energiat, kuidas kõik koos tantsib ja praegu kevadega koos siin. Kõik näitab sulle seda tantsu. Sa tõmbad ligi seda, mis või kes sa oled. Mis või kes sa oled, on energia. Ja energia on see, mida me saame kutsuda ligi oma teadvusega. Puhta teadvuse looming, puhtast teadvusest, mitte mõistusest. See tuleb sinuna, see tuleb esile sinus. Puhtast teadvusest, jumalikkusest. Sellest maagiast, kes sa oled, see maagia, kes sa oled. Sest maagia on see maagia, see müstika, see ime, kes sa oled. Ja väga huvitav, kas pole, me oleme loonud ilusaid sõnu, maagia, müstika, imed. Ja see tekitab meis sellise tunde kohe, kui ma ütlen, ma olen maagia.
tunneta seda maagia. See on määratlematu, see on, tundub selline salapärane, müstiline, see tekitab muige näole, see tekitab sellise seisundi, kus sa nagu julged endale justkui sosistada, et ma olen kõikvõimas ja ma loon kõike, ilma et keegi sellest aru saab ümberringi. Ma loon kõike. Tere, kallis Elle. Tere, Erika. Tere, Lea. Ma loon kõike. Ma olen maagia. Tekitab minus sellise tunde või sellise taju, et ma juhin kõike. Mina juhingi kõike. Mina juhin kõike, mis minu elus avaldub. Ja kui ma juhin kõike, mis mu elus avaldub, siis mida ma päriselt soovin, et avalduks. Ja kui see saab avalduda ja sellest lähtuvalt, et ma see olen, siis ma julgen olla see maagia. Nii, ma olen maagia. Sa oled maagia. Ja ma olen see on üks minu kõige lemmikumaid teemasid, kuhu sisse ma sukeldun väga tihti ise. Ja ma kutsun teid kõiki iseenda sisse sukelduma, seda maagiat kohtama iseendas ja seda olema. Veel kord, sa tõmbad ligi seda, kes või mis sa oled. Kes või mis sa oled. Ja 11. aprillil, see on siis järgmisel reedel, ma kutsun teid kõiki uudishimulikke minuga kaasa seda reaalselt praktiliselt kogema. Ma teen sellise teadlikkuse tunni, nüüd on tegelikult 2 tundi. Varem nimetasin seda mastermindiks. Tere, Jaan! Isegi Jaan Maagik tuli kohale. 11. siis ma kutsun kõiki seda kogema, seda maagiat iseendaga, sest et ma ei ole väga palju seda energiat sellisel kujul justkui nagu teie ette lahti rullinud sõnadega, mis on sünkroonis, et sa saaksid ligipääsu sellele. Aga praeguse laiviga ma tunnen seda konkreetselt, et ma pean seda tegema, sest et see on see, mis praegust lahti rullib. Ja see on see maagia, mida kuulake, maagia loob. Sina oled maagia. Ühendus maise ja kosmilisega. Sa oled see maagia, see miski, mis ei mahu mitte iialgi ühtegi kontseptsiooni sinu peas. Sa oled see, ma olen see. 11. aprill, pange ennast kirja siia gruppi, ma panin ka selle registreerimise lingi. Ja veel üks asi, pärast seda ma teen ühe 5-osalise sellise nädal pärast seda, kohe järgmisest esmaspäevast, siis pärast seda, see tuleb 12.14. tõenäoliselt alates 5-osalise sellise suurpuhastuse. Teate küll, kuidas on aiamaal armastavad toimetada, tuleb kevadel teha suurpuhastus. Ennem, et kogu see vili, kõik need lilled, kõik need sibulad, mis sa oled maha pannud sügisel, kõik see, mis sealt mullast ärkama saab hakata, et see keskkond oleks puhas. Samamoodi nagu sina. Teeme selle keskkonna puhtaks, me kraamime selle ära ja teeme puhtaks energeetiliselt, et see maagia saaks täies ilus. Võid selle lüüa. Kes sa oled? Sa saad täies ilus ja kerguses puhkeda. Mulle meeldib see sõna pungad, puhkevad või lilled õitsevad, puhkevad õide. Tajuge nende sõnade energiat, tajuge selle ilu, tajuge selle loomingu, mis ma ütlen, puhkeb õitsele, ilmub elusaks, olgu see siis lapse sünd või mingi Jaan ostis omale farmi näiteks
selle farmi nagu tegelikuks ilmumine, unistuste ellu kutsumine, see maagia, kes ma olen, ilmub siia. Sinu ellu, sinu kogemusena. Mul on täna väga hea tunne. Mul on täna väga hea tunne. Ma vaatan, mis te siin kirjutate vahepeal Facebookis. Tihased vaatavad mul aknast sisse ja puukoristajad. Päike paistab. Tere, Krista, kallis. Ja jagan teiega veel seda, kuidas see maagia, kes ma olen ja kes sa oled, avalduvad praegu minu nendel rännakutel, mis ma teen kõikide naistega. Ja ma tegelikkuses otsustasin ka seda, et ma tõenäoliselt võtan ka nüüd juurde, teen ühe sellise katse 12-nädalane üks-ühele coaching meestega, sest mul on taju, et ka ma saan olla tohutu panus meestele selles osas, mis maagia ma olen, mis panus ma saan olla, kui sa valid selle 12-nädalase teekonna. Lady Grace on siis see naine, see naiselikkus, see maagia, see oraakel, kuhu sa tõused. Ja need naised, kes praegu seda teekonda teevad, see maagia, mis nendes esile tuleb. Eile ma sain just Kristiinalt sellised sõnumid, et ma tõesti pool tundi lihtsalt nutsin tänulikkusest enda osas, tänulikkusest kogu selle näevad pisarad silma, tänulikkusest, et naised, te usaldate mind. Ma olen tänulik endale ja sellele elule, et kõik see torm ja kõik see ilu, mida ma iga päev kohtan, kõik, millest ma läbi lähen, alistununa, tänulikkusena, avaldub mu elus. Sest et see kogemus, mis ma olen oma elus kogenud, on kõik kingitus. Kõik on kingitus ja ma näen praegu, kuidas see maagia, kes ma tegelikult olen, mida ma varasemalt mõistsin hukka, mingeid aspekte iseendas, hoidsin kinni hinnangutega, hoidsin kinni mingisuguste alateadlike mustritega, hoidsin kinni iseenda teadmata, et ma ennast kinni hoian, hoidsin kinni aspekte oma elust, kus ma uskusin, et see on minu pärast, mis on olnud totaalne vale, mida ma hiljem teadvustasin. Sinus ei ole mitte midagi sellist, mis on valesti. Et kui sa kas või natukenegi seda praegu veel mõtled, siis sinu maailmas on midagi, mis tahab vabastamist, et see maagia, kes sa tegelikkuses oled, saaks esile tulla. Ja selleks, et see saaks esile tulla, on sul tarvis teadvustada ja otsustada, et tänasest ma valin olla maagia, kes ma alati olen olnud. Isegi kui ma tegin seda poolikult varasemalt, isegi kui ma seda ei teadvustanud, et ma olin see, sa oled alati olnud maagia. Kutsun teid kõiki siis maagia mastermindile ja ma panen siia ka selle lingi. Kui te pühapäevani registreeruda, siis ma tegin ühe väikse kingituse teile ka, et kes registreeruvad ja maksavad osalustasus on 29 €. See on nagu naljaraha. Naljaraha. Siis see maagia, mis saab sinuna ilmuda, mida see loob. Ja veel üks asi, et ma ei paranda sind, ma ei kavatse sind parandada, ma ei kavatse sind remontida, mul ei ole vaatenurka, et sul on midagi viga, mul ei ole ühtegi vaatenurka, et sul on probleemid, mul ei ole ühtegi vaatenurka selles osas, et sul on midagi valesti. Mul ei ole ühtegi vaatenurka. Ma näen sinu maagiat ja ma olen alati näinud. Ma näen seda,
kes ma olen. Sina näed seda, kes sa oled. Mida sa näed, mida sa valid näha. Kas sa valid näha seda maagiat, isegi sinu mõistus ei saa sellest veel aru. Palun vali. See ei ole loogiline, sa lihtsalt valid. Aga pühapäevani siis, pühapäeva südaööni, kui sa valid selle mastermindi ja sellel osalemise ja sinu panus muidugi osalemisel on tohutu, kui sa sinna osalema tuled, siis ma kingin sulle veel ühe sellise pooletunnise maagiat esile kutsuvat ehk siis sinu ego mindi lahustavat, kes on nii-öelda võib-olla domineerinud sinu elus rohkem, lahustava sellise protsessi 30-minutilise, mis hakkab lahustama kõiki sinu ego meelemustreid või alateadvuse peidetud kohti, kus sa saad kõik vastu võtta kingitusena. Ehk siis selline pooletunnine video tuleb sulle kingituseks, kui sa registreerud ja maksad osalustasu maagia võtmete reedesele 11. aprilli tunnile. Teid on nii palju siia täna tulnud. Mul on hea meel. See annab jällegi märku sellest, et mina olen õiges voos. See maagia, kes ma olen. Ja naised teisipäeval, täna on juba reede, teisipäeval 8. aprill 1 majas on jällegi Lady Grace'i õhtu. See maagia saab esile tulla, see maagia saab ilmuda. Sa tõmbad ligi seda, kes sa oled. Kallid mehed, kallid naised. Palju armastust teile tänasesse päeva ja täna lendame. Imelist olemist sulle. Tšau.